minu selja taga tahvli peal on ülemaailmse koolitusfirma Mindvalley. Logo põhjus lihtne, Vishen Lakhiani, selle koolitusfirma juht, India päritolu guru, erakordselt karismaatiline, ääretult hea ettevõtlusvaistuga valgustööline, on kõige olulisema osa sellest Mindvalleyst rajanud Eestisse. Cherchez la femme, otsige naist, põhjus lihtne, tema lapsed on eestlased, sest nende ema on eestlanna. Vishen Lakhianil on sadu tuhandeid järgijaid, Mindvalley koolitus on mõeldud nii üksikisikutele kui ettevõtetele, sõpruskondadele, perekondadele. Meie gümnasistidest siin ruumis praegu on üks õppija, Karola, kellele võib see eriti huvi pakkuda, sest samavõrd kui tegemist on ütlemata hinnalise koolitusega. Mindvalley teeb igal aastal 3-4 koolitust tasuta, nii et baaskoolitus psühholoogile, kes sinust saab, on täiesti saadaval ja sealt edasi on võimalik paralleelselt gümnaasiumiga läbida veel ja veel Mindvalley kursusi ja minna Mindvalley ülikooli. See võib olla sulle. Selle teksti, millest esimese poole me tegime 11. klassi gümnasistidega, teise poole selgituseks teen lühikokkuvõtte, mis esimeses pooles oli. Ülesanne on meil ühine, me toimetame ta eestikeelseks ja sinna lõppu on jäänud ruum, kus kirjutada, mismoodi oleks võimalik luua ilma piirideta maailm. Nii Vishen kui Kati on alati olnud seda meelt, et kõigi sõdade, tülide, tapmiste ja tagaajamiste põhjus on riigipiirid. Jumal ei loonud Pachamamat riigipiiridega ruuduliseks joonituna. Vargamäe Andres ja Pearu Vana Testamendi aegsed lõputud sõjad. Praegu maailmas toimuvad vennatapusõjad, ümberjagamised, kogu maailma Ameerikaks või Venemaaks unistamised on kõik tingitud piiridest. Kui ei ole piire, no mida sa siis sõdid? Antud tekst minu kätte tuli väga lihtsalt, Vishen saatis. Ta oli Silicon Valley's. Silicon Valley's on oma karjäärile tuule tiibadesse saanud ka Rain Rannu, kelle stuudio California pärlid on film Ükssarvik, startupidest film Vaba raha krüptost, kogu selle ilus, valus ja õuduses. Ja Vishen osales Silicon Valley's ühel õhtusöögil. Seal oli väga äge võte. Pandi inimestele omavahelise tutvustamise huvides taldrikule silt. Sildi peal oli küsimus. Visheni küsimus oligi just see piirideta maailm. See käivitas guru mõttevoo, et mitte öelda, Vishen läks kanalisse ja tõenäoliselt on üles kirjutatud tema lauakõne resümee. Mina lasin selle lõbusasti läbi Google tõlke, selleks, et teile näidata ka, et siiski robotit usaldada ei ole väga mõistlik. Ta küll üldise mõtte saab selgeks ja aru,
aga temas on palju konarusi, käändevigu, ühildumise vigu ja ka kõnekeelsete väljenditega paneb ta sõna otseses mõttes pange. Ega inglisekeelsele inimesele seletada, mis asi on pange panemine, ei ole ka lihtne. Nii et meie lisame inimkäe sellele tekstile, mis minu postkastis on niiviisi, et just siiamaale jõudsimegi. Ja teksti esimeses pooles oli juttu sellest, et kuni on legaalne riikide vahet käimine selleks, et käia tööl, seni ei toimu tagurpidist protsessi. Trump saatis äsja küüditamise korras 10 000 inimesi tagasi Guatemalasse. Sama möll käib Kuuba, Mehhiko, mis iganes vallas. Seni kuni oli legaalne see, et inimesed käivad töörändel, nii nagu eestlased käivad Soome, vahet mindi ja tuldi. Visionil on selle kohta hästi tore väljend, see on pöördukse fenomen. Nii nagu hotelli lobis keerleb uks, lähen aga jälle, tulen aga jälle. Kui piirid pandi kinni, kui muudeti üliraskeks tööränne, siis selle asemel, et jääda koju, tegelikult inimesed tõid kaasa oma perekonnad ja tulid päriseks sinna, kus olid paremad palgad, rohkem tööd. Oma kodumaa India kohta küll väidab Vision teksti esimeses pooles, et kaasa tunda hindudele ja sealsetele kümnetele rahvastele ei ole põhjust. See riik on ülikiiresti, ülivägevalt arenenud ja meie tekst jätkub nüüd siis selle koha pealt, kus siis saavutatigi tagurpidine tulemus. Ma näitan teile, kust kohast te leiate esimese poole. See on YouTube'is minu kanalil, hommikul salvestasime, see on siin üleval. Siis on see sotsiaalmeedias minu profiilil kogu oma tubliduses ja unistuses luua ilma piirideta Gaia, kus ei ole põhjust sõttu pidada, vendi tappa. Mindvalley'l on nii Facebookis kui Instas loomulikult oma profiil ja otse loomulikult on Visionil kui Visionil oma profiil. Ta on selline hurmur. Nii on meie Visioniga ja tekstiga me jõudsime siis kohta, kus kirjeldab sõber Lakiani seda, et Ronald Reagan pidi vastu tulema maatriksi ja masside nõudmisele panna piirid kinni. Reagan ei tahtnud neid piire sulgeda. Reagan soovis muuta Ameerika tugevamaks, nii nagu ka Donald Trump praegu. Ja mis juhtus? Hirm võitis ja võttis üle Reagani käitumismustri. Üks ühele, ainult et pedaal päris põhjas, Trump. Teie tekst algab lausega
sisenege Trump, eks see vist ma salvestasin teile lauses sisenege Trump, on ju? Või mis on sinu esimene? Mis on esimene lõik teil? Ma printisin pool. No mul esimene kohe on kiirelt tänasesse päeva. Selge. Kiirelt tänasesse päeva. Siit kohast läheb tekst edasi selle koha pealt, kus tegi Vision tagasivaate Reagani aegsesse USA-sse ja kiirelt tänasesse päeva tähendab seda, et ta toob tagasi oma arutelu 21. sajandisse aastasse 2025. Me kirjutame pärast koolonit lause loomulikult väikese tähega. Parempoolsed poliitikud on selle hirmupõhise mänguraamatu selgeks saanud. Mänguraamat ei ole päris eestikeelne väljend, aga me ei muuda seda, sest see on manual, kuidas olla menüü manual, las ta olla mänguraamat, see on päris naljakalt tabav väljend kogu oma mitte eestikeelsuse juures ka. Sisenege Trump ja sisestage J.D. Vance, kes on siis tänane asepresident. See tegelikult on sõna eesti keeles kehtestage. Ta inglisekeelses kirjas on Visionil enter, aga mõte on kehtestage Trump. Kehtestage J.D. Vance, kehtestage tariifid ja tollid, tariifid, keelud, seinad, paanika, põhjus ka, miks Trump ja Musk enam väga sõbrad ei ole. Nende samade tariifide ja keeldude ja tollide tõttu tema parim sõber Musk on juba kaotanud miljardeid. Kõik on üles ehitatud kasulikele müütidele, tegelik statistika. Illegaalsed immigrandid pole probleem ja me ei katkesta lauset, tegelikult läheb sama lause edasi. Pole probleem vastupidiselt kampaaniale. Ei ole isegi kirjavahemärki, väikese veega jätkub sama lause ja tuleb lõppu punkt. Illegaalsed immigrandid rohkem kuritegusid, kindlasti lõpus D, kuritegusid toime ei pane. Nad ei põhjusta vägistamislaineid ja enamik neist õuduslugudest, see on siis retooriline küsimus. Nii kõnet pidades kui teksti kirjutades selline küsimus, ise küsin, ise vastan, on väga hea teksti edasiviimise tehnika. Sõna valmistatud on ülipüüdlikul Google Translate'il üle pingutatud, sest tegelikult meie ütleme selle koha peal alati võõrsõnaga, et see on kunstlikult tekitatud ehk üks sõna fabritseeritud. See on koht, kus kogu armastuse juures eesti keele vastu ei ole mõtet jäigalt tõlkima hakata. See on fabritseeritud, taaskasutatud poliitiline väljamõeldis. See on nunnu, second hand. Siin on annus reaalsust. Pärast koolonit jätkub lause väikese tähega. Kooloni põhjus on lihtne. Teine pool liitlausest selgitab, mida väidab esimene pool. Igal aastal saavad USA's dokumentideta immigrandid. No nii, selles mõttes, et saavad, see on läinud väga valesti. Saabuvad. Silp vahelt ära, täiesti teine sõna. Saabuvad USA'sse dokumentideta immigrandid ja ongi meil robot järje peale aidatud.
Maksu- ja Majanduspoliitika Instituudi andmetel panustavad maksud üle $10,000 leibkonna kohta. Maksud ei panusta, panustatakse maksusid, panustatakse umbisikuline kõneviis, muudab käände makse või maksusid ja panustatakse 10 000 aastas ühe leibkonna kohta. See on rohkem, kui mõned kodanikud maksavad ja nad teevad seda, kuigi neil ei ole õigust saada enamikku avalikke hüvesid. Ehk siis ka immigrandid maksavad meeletult makse, aga selle eest kõikvõimalikku mugavust nad ei saa. Vastupidiselt arvamusele, et nad ongi läinud sinna mõnnatama, ei ole. Nad maksavad tulumaksu, kinnisvaramakse üüri kaudu, müügimakse, see on siis meie riigis käibemaks, ja sotsiaalkindlustust, kuigi tõenäoliselt ei saa nad sellest kunagi tagasi peenrahagi. Lisame sõna tagasi ja on selge, et see on ühepoolne rahavool. Nii et jälle, kes tegelikult tasuta ja nüüd mitte laadib, vaid siis panustab. Kes tegelikult tasuta panustab? Ka meil on eelarvamused, kui tulevad siia immigrandid. Nad söövad ära meie toidu, nad saavad endale meie sotsiaalhüved, nad sünnitavad Eesti värvilisi lapsi täis, nad vägistavad Eesti naisi, naad, see on bullshit. Ameeriklased on head, lahked inimesed, nad saavad sellest aru. Isegi paljud, kes hääletasid Trumpi poolt, kui neile esitatakse tegelikkus, millega puutuvad kokku dokumentideta perekonnad, reageerivad empaatiaga. Kuna siin on see põimlause kiil võetud kenasti mõttekriipsude vahele, siis pärast tagumist mõttekriipsu topeltkoma enam vaja ei ole. Ta on mõttekriipsude vahel, kõik on hästi. Tegelikult, kui küsiti, mis peaks juhtuma juba USA-s viibivate dokumentideta immigrantidega, vastas 70% ameeriklastest, et nad eelistavad väljasaatmise asemel kodakondsuse omandamist, nagu ka meile tulnud sõjapõgenikud õpivad väga kirglikult eesti keelt, teevad kodakondsuse eksameid. Sest kui sul ei ole ikkagi kohta, kuhu tagasi minna, sa teed kõik endast oleneva, et saada selle riigi kodanikuks, kus on sind ilusasti vastu võetud raskel hetkel, pehmelt öeldes. Aga poliitilised aktsioonid miitingutel, siin on kokku sulanud 2 sõna, poliitilised aktsioonid ja siis lahku miitingutel. Poliitilised aktsioonid miitingutel, me näeme tumedat poolt. Mõned poliitikud toovad meis välja halvima. Toovad jaa, sest kes tahaks lakkamatult ka meie oma nii-öelda rahvajuhte sõimata. Küll Kaja Kallast, Michalit, Ratast, Helmeid. Sõimamine ei kaunista meid, aga poliitikud toovad meis välja halvima, kui nad teevad meie vastaseid otsuseid. Oleme loonud müüdi süsteemi äravoolu ümber. Eesti keeles algavad jutumärgid alt, niisiis toome jutumärgid siuh alla, kuigi tegelikult aitavad nad süsteemi pinnal hoida, alates põlluharimisest kuni toitlustamiseni, lastehoiust ehituseni. Eesti on asustamata, kui võrrelda teda nüüd Ameerikaga. Eestlane ise turnib kusagil 5. korrusel
ka siis, kui ta on maajuurne, ta ei taha maale tagasi minna. Ülipaljud meile tulnud sõjapõgenikud, pagulased, olgu nad siis ukrainlased või Pakistani inimesed, tahaksid väga pidada talu ja Eesti asustada. Las nad ometi teevad seda. Kui riik on asustamata, siis riiki ei ole. Ja olgem ausad, kui elate USA-s ja naudite talvel taskukohaseid maasikaid, meile tuuakse Hispaaniast, puhast hotellituba või hästi hooldatud aeda. Hästi hooldatud, üks sõna, omadussõna, hästi hooldatud aeda saate juba kasu dokumentideta tööjõust, sest nad teevad teie eest tööd uuesti ja mitte siis laaditud, vaid see esiteks eesti keeles on üldse laetud, aga see on siis see uuesti laaditud reloaded, see on taastoodetud hirmumasin. Teda järjest hoitakse üleval, ilma et sellel oleks faktilist alust. Juhtub Stockholmis üks tõmmu astuma soovimatusse vahekorda Rootsi neiuga ja on kõik tõmmud vägistajad. Aga samas peredes, külades, kodudes iga päev vägistatakse kedagi omade vahel. Trumpi tariifid ja ülemaailmne vaesus. Ja nüüd on hirmul teine vorm, majanduslik sõda, mis on riietatud patriotismiks. Trumpi tariifid ei olnud strateegia, need olid raevuhoog. 27 psühhiaatrit on teinud Donald Trumpi ekspertiisi ja tuvastanud tõelise kombo vaimseid häireid. Psühhopaatilisest bipolaarsusest nartsissistliku maniakaalsuseni. Ta on väga tavaline mees. Eesti on seesuguseid täis. Tal on lihtsalt olnud õnne ja maailma rahvastele ebaõnne, et ta on nii otsustaval kohal, rööbiti Kremloid julkjüriga. See pani aktsiaturgu pakki ja see pani aktsiaturu, esiteks käände muudame aktsiaturu ja me paneme pigem siia sõna blokki nõrga B-ga. Ehk siis ta blokeeris aktsiaturu, tõstis tarbija hindu, katkestas ülemaailmselt tarneahelad ning ähvardas maailma sukeldada katkestusse ja vaesusesse. See sukeldamine on väga äge sõna, me tavaliselt ise seda ei kirjutaks, aga roboti leiuna siin ta on väga äge. Me pigem ütleme uputama, aga see sukeldamine, see on selline sundujutamine. Onsnorgel ei ole sukeldu. Miks? Sest Ameerika valijad langesid selle peale, see tähendab siis Ameerika valijad langesid sellesse lõksu. Nad lasid ennast ära rääkida valeväidetel, täpselt nagu kõigi maade, ka Eesti poliitikud võimule saamiseks harrastavad. Meile lihtsalt valetatakse. Sulgudes olev jälle ohkamine tähendab seda, et Visionid lindistusest ta selle koha peal ohkas sügavalt ja nii nagu näidendis on tema sügav ohkamine kirjutatud siia teksti sisse. Need ei olnud nutikad taktikalised sammud Ameerika töökohtade kaitsmiseks. Need olid emotsionaalselt laetud, hirmust kantud manöövrid, mille eesmärk oli karistada kujuteldavat vaenlast nimega kõik teised ja jutumärkide algus tuleb alla. Inglise publik kasutab nii sotsiaalmeedias kui igas kanalis väga sageli abstraktset väljendit they
jagades väga olulisi postitusi, kus on jutuks nii chemtrail vaktsiinid, manipulatsioonid inimkonnaga kui kas või suhtlemine teiste tsivilisatsioonidega. Ma väga sageli panengi kommentaariks ühe sõna, they. See ütleb inglise keeles kõik, mida ütleb eesti keeles terve fraas. Nemad tegid. Kes nemad? Kõik teised. Tulemus, tariifid, mis maksavad USA keskmisele majapidamiskulud $400–500 aastas. See tähendab tegelikult väljendit, mis lähevad maksma. Tariifid, mis lähevad maksma USA keskmisele perele. Lisame sõna majapidamiskulud ja siin on siis see number, kui palju need maksma lähevad. Miljardid kaotatud. Me ei ütle äri eesti keeles, me ütleme miljardid kaotatud summad. Ja usalduse katkemine ülemaailmsete kaubanduspartneritega. Me eesti keeles ütleme usalduse kaotamine kaubanduspartneritega. Piirid, mida globaalne kaubandus ja digitaalne koostöö õõrnalt lahustas, tõstavad taas oma inetuid päid ja see teeb kõigile haiget. Mis viib meid triljoni? See ei ole miljard, see on triljon, see on niisugune number, millega me puutume tavaliselt kokku, kui me mõtleme kosmose peale. Need on summad, mida me ei adu, mida me ette ei kujuta. Need viivad küsimuseni, mis võiks meie liigi tulevikku uuesti määratleda, kui oleme piisavalt julged sellele ausalt vastama. Ma ja ta infinitiivi kasutamine eestlasel on geenides, DNA-s. Eesti keelt õppivad ukrainlased ja hindud jäävadki pange panema sellega, sest seda ei saa seletada. Sa võid otsida internetis 1000 tabelit, kus on ma ja ta tegusõna kasutamise juhud, aga tegelikult see on õpetamatu kontrollitud. Mis juhtub, kui kustutame piirid? Ja gloobus ei olegi enam ruuduline. Majandusteadlane Michael Clemens arvab, et globaalne SKT, see on siis kaubandus, see on turg, võib kahekordistuda, see ei ole kirjaviga. Kahekordistuda. Me ei kirjutanud kahekordne, vaid kordame kahekordistuda. Siis on selge, et Vision mõtles asja tõsiselt. Sest kui inimesed saavad vabalt liikuda sinna, kus nende andeid kõige rohkem vajatakse, tõuseb tootlikkus hüppeliselt. Innovatsioon levib, startupid, unicornid, möll käib. Võimalus mitmekordistub. Ja mõned majandusteadlased võtavad selle veelgi kaugemale, nad ei võta, nad viivad. Majandusteadlased viivad selle veelgi kaugemale. Mõne mudeli hinnangul võib ülemaailmne SKT kasvada, tuletan meelde piirideta gloobusel, kuni 147%, kui avaks piirid kogu maailmas. See pole lihtsalt suurem pirukas. See on täiesti uus ülemaailmne pagaritöökodade frantsiis. See on Visionil vaimukas kujund, kuidas taas elustada eetiline, loov ja mitte tarbiv, laastav, tappev majandus. Piirid püüavad potentsiaali kinni. See mõte on siis nüüd selles, et potentsiaal takerdub piiride taha. Ta ei ole väga eestikeelne väljend, aga me jätame ta nii, nagu ta on, sest see on tore.
Nad lukustavad säravad mõistused ja tugevad käed keskkonda, kus nende panus on kidur. Seda kurdavad paljude alade eestlased, et mujal maailmas oleks nendel palju suurem turg, palju võimsam eneseteostus. Isamaa tunne ei luba ära minna siin nii mõndagi. Ja siis su panus ongi 1 miljon eesti keelt rääkivat inimest, kes siis YouTube'is vaatavad, kuidas Murutar tõlgendab nii sisuliselt kui vormiliselt maailma iga päev. Aga kui me selle liikumise avame, siis tuleb väikese tähega me, sest lause jätkub ladusalt. Me ei aita ainult migrante, me tõstame lehed õigesse järjekorda. Me tõstame kõiki. See on lähim asi, mis inimkonnal on õitsengu petukoodile. Me ütleme võti. See on lähim võti, mis on petukoodile, see tähendab, selle võtmega saab selle petukoodi pihustada. Niisiis, mis meid takistab? Hirm jällegi. Kuid oleme juba näinud, mis hirm maksab. Kujutage nüüd ette, millise julguse võiks saada. Saada, to get, jah, on inglise keeles küll, millise julguse võiks saavutada. Lisame 2 silpi ja on õige sõna. Mitte saada, vaid saavutada julguse. Star Trek. Me paneme selle jutumärkide sisse, sest Star Trek on teatavasti sari ja jutumärkide sees. Star Treki järelkoolon on arusaadav. Vision võrdleb praegu toimuvat Star Treki sündmustikuga, aga lause jätkub väikese tähega, sest see ei ole otsene kõne. Meie föderatsioon Star Treki jällegi jutumärkides kaanonis ühineb meie föderatsioon Star Treki kaanonis ühineb maa aastal 2150 kõigest 125 aasta pärast. Ja siin on vaja panna üks sõna tervikuks. Paneme viimase sõna tervikuks. Maa ühineb kõigest 125 aasta pärast tervikuks. Ühenduse tajumine, ühenduses olemine on arenenud teadvel, ärkvel inimese tunnus ja planeedi tunnus ka. Ja varsti pärast seda liitub ta planeetide ühendatud föderatsiooniga. Galaktilise föderatsiooni igapäevased teated, hoiatused, julgustuse leiate YouTube'ist. Paar näpuliigutust olemas. Arcturlased, lüürarahvas, plejaadid. Need on nimedega isiksused, kes teid kõnetavad ja see on tore. Pole enam rahvusi, pole enam piire, vaid üks liik, humanity, inimkond. Üks missioon minna julgelt sinna, kus keegi pole varem käinud. Föderatsioon ei ole ainult ulme, see on kaart. Metafoor, mudel, ei ole modell, mudel. Selle galaktilise liidu keskmes on Valkani filosoofia, IDIC, ehk siis eesti keelde tõlgituna on see lühend lõpmatu mitmekesisus lõpmatutes kombinatsioonides. Ja idee on, et sõna et lause alguses ei ole hea, võtame ära. Lause algab sõnaga iga. Idee ja vastus, iga kultuur, iga vaatenurk ja iga olend, ükskõik kui kummaline või erinev, ongi ilma komata kui võrdlev.
lisab tervikule rikkust. See on ka põhjus, miks Galaktilise Föderatsiooni arenenud tsivilisatsioonid meid potitavad ja elus hoiavad. Meid on tervikpildis vaja. Pisike helesinine nööp on väärtuslik. Seda mitmekesisust ei saa taluda. See on miski, mitte midagi, vaid miski, mida tähistada. Ehk siis vastupidiselt arvamusele, et mitmekesisus on halb, kõik tuleb ühtlustada, ei, seda tuleb tähistada. See pole ainult fantaasia, see on tulevik, mille oleme võimelised looma. Teatud mõttes polnud Starship Enterprise lihtsalt laev. See on siis Star Treki sündmuspaik. See oli maa arenenud planeedi meeskond. Punkti keset lauset vaja ei ole, planeedi meeskond väikese tähega. See oli maa arenenud planeedi meeskond, kes navigeerib galaktikas. Tõstame tooli, siis ei tee sellist häält ta. Haldame oma kehaosi, mille kompassiks on tarkus, kaasatus ja uudishimu. Lausete vahel ehk siis pärast punkti peab olema kindlasti tühik. Ja võib-olla on ilma sidekriipsuta, kuna see on suhteliselt uus keelenorm, on näha, et Google Translate on vananenud, sinna ei ole sisestatud uusi keelereegleid. Võib-olla. Lihtsalt võib-olla. Ilma sidekriipsuta on see pilguheit sellele, kelleks meist saama peaks. Kes meist saama peaks. Teine variant on siis, kelleks me saama peaks. Igatahes on 2 võimalust omavahel hübriidi moodustanud. Kes meist saama peaks? Mitte kunagi. Ei vasta tõele. See tähendab pigem seda, et mitte kohe, aga varsti, sest föderatsioon eksisteerib juba. Nüüd mitte tükkidena, vaid osaliselt. Kui planeedil Maa osaliselt ei toimiks, meid kaitsvad, juhendavad kõrgemad tsivilisatsioonid meie teadmata, oleks keegi hull ammu tuumanuppu vajutanud, ammu oleks see planeet tükkideks lennanud. Meid on väga hoitud. Meie ühistes väärtustes, meie kontinentide vahelistes sõprussuhetes ja miljardites meist, kes juba ei näe end mitte ainult rahvaste, vaid ka maa inimestena. Mina armastan sellises kõrges tähenduses öelda Gaia, sest meie planeedi nimi on Gaia ja meie planeet on tüdruk. Järgmine lõik, järgmine lause algab sõnaga see. Meil ei ole vaja seda ja. Jah, piiblis ka algab peaaegu iga lõik. Ja Jumal lõi nemad meheks ja naiseks. See hakkab juba juhtuma. Schengen, reaalse maailma föderatsioon. See on siis riikide kaubandusühendus, mis muudab palju lihtsamaks kaubavahetuse, ilma et Trump sinna sekkuks ja Musk selle peale pahandaks. Miks te Teslat ei osta? Vot palun. Kas soovite tõestust, et piirideta elamine pole lihtsalt ulme? Vaadake Schengeni tsooni Euroopas. Iga päev ületab 3,5 miljonit inimest Euroopa Liidu ehk siis EL-i sisepiire ilma passi näitamata. ID-kaart võib sul kaasas olla, oleks kena. Ei mingit okastraati, ei mingeid ülekuulamisi, ei mingit identiteediteatrit.
Miks sä tulit, mis sä siia tekemään tulit? Narkokoera kohtad ikka. Ma sõitsin kunagi oma lastega Belgiast Hollandisse, Missioni lapsed, niisiis on eestlased, Luksemburgi, Belgiast Hollandisse, Luksemburgi, Saksamaale, Prantsusmaale, seda kõike 8 päeva jooksul autoga, mitte ühtegi kontrollpunkti. Muidugi sa saad Lätti viina järele ka minna, ilma et sul oleks midagi peale pangakaardi kaasas. Siu virr, keegi ei taha teada, mis sa teed Lätis. Meie kandi mees, üks Korsakov läks Lätti. Mitte ühtegi kontrollpunkti, mitte ainsatki tolliagenti, isegi minu Euroopa SIM-kaart töötas sujuvalt erinevates riikides. Ja ta ütleb napilt enne piiri, kuhu sa nüüd sisened, mis on kõneminuti hind ja mitte miski ei muutu. Isegi mitte rändlustasu, mis mind häiriks. See juhtub siis, kui riigid võistlemise asemel koostööd teevad. Nüüd vastandage ja mitte seda, vaid see. Teeme õige käände. Nüüd vastandage see Brexiti järgse Suurbritanniaga. Brexit oli siis Britannia exit Euroopa Liidust, taas iseseisvumine. Briti peredel seisavad nüüd Euroopa Liidu lennujaamades ja mitte ees, vaid lihtsalt pikad järjekorrad. Ees tõmbame maha, lennujaamades on pikad järjekorrad, nad vajavad välismaal töötamiseks viisat. Nende majandus kahaneb. Kõigil kahaneb. Aga antud juhul me siis vaatleme, miks kahaneb brittide majandus. Ühendkuningriigi leibkonnad kaotavad nüüd 1300 naela. Aastatulu on üks sõna. Ja siin vahel koma ei ole vaja. 1300 naela aastatulu kokku. Vähenenud kaubanduse ja investeeringute tõttu. Kui keskmine Brexiti poolt hääletanud britt oleks teadnud, et tema puhkus Hispaanias, tema puhkus Hispaanias oleks pikemate järjekordade ja kergema rahakotiga. Siin saab kasutada eestikeelset vormi, saab olema. Puhkus Hispaanias saab olema, see on eesti keele moodi tulevik, mida nad ei osanud ette arvata pikemate järjekordade ja kergema rahakotiga. Kas nad oleksid ikka selle poolt hääletanud? Eestlased soovivad praegu päris arvukalt Euroopa Liidust väljuda. Näis. Ilmselt mitte. Kogu asi oli üles ehitatud valele. Vale, mida õhutasid jällegi parempoolsed poliitikud, kes kasutasid häälte kogumiseks hirmu teiste ees. Jutumärgid algavad eesti keeles alt. Ja nüüd maksavad selle hinda igapäevased inimesed. Dubai avatuse juhtum, see on alapealkiri, sellepärast siin lõpus punkti ei ole. Kui Star Treki paneme jutumärkidesse, siis on filmi nimi Ühendatud planeetide föderatsioonist, United Federation, Galactic Federation, on olemas reaalne prototüüp, on see Dubai. Ehk siis päriselt on olemas näide, et see on võimalik. Nii nagu taevas, nii ka maa peal. Kuigi Dubai rikkurid aeg-ajalt lasevad endale masinatega ise lumetuisukaela, tahavad natukene vihma, teevad seda natukene palju ja siis on rahe. Ups. See on õpetus, ära torgi. Emiraadid moodustavad vaid umbes 8% elanikkonnast ja ülejäänud
inimeste keerlev tants igalt kontinendilt. See tähendab seda, et Dubais on kogunenud tegelikult inimesed igalt kontinendilt ja me sõnastame asja eestikeelseks. Esimene sõna, keerleb tants igalt kontinendilt pärit inimestega. Nii on. Siis me saame aru, et Dubais on kõikvõimalikud rahvad ja rahvused koos. Töötavad, loovad koos ja ehitavad koos tulevikku. Kuritegevus madalam kui enamikus lääne suuremates linnades. Madalam kui Monacos vast ei ole. Seal seda lihtsalt üldse ei ole. Kultuuri erosiooniks me nimetame seda, kui sisse rännanud rahvad hõõruvad õhukeseks põlisrahva oma kultuuri, ehk siis see lihtsalt kaob ära, pihustub. Aga selle kohta ütleb Vishen, ei, emiraatide identiteet ei ole ainult puutumatu, seda tähistatakse, austatakse ja see on ülemaailmselt mõjukas. Mina tean sellest põhiliselt seda, et seal kogunevad krüptoinimesed ja araabia hobused, kes maksavad Eestis 10 tonni, maksavad emiraatides 10 miljonit. See on siis see, mida ma Araabiast üldiselt tean kangesti palju küll. Majandus täiesti õitsev. Dubai on pidevalt maailma 10 kõige turvalisema linna seas, edestades selliseid linnu nagu London, Pariis ja New York. Vot vam kutsi-mutsi. Nii palju siis sõnadest mitmekesisus toob ohtu. Jutumärgid tulevad alla, alguse omad. Kuigi suur osa Euroopast vananeb, kahaneb ja surub oma piire nagu hirmunud rusikas kokku. Väga hea kujund, härra Lakiani. Avas AÜE, ilusti ilma punktideta lühend, ja see tähendab Araabia Ühendemiraadid, oma uksed ja avas oma tuleviku. Ilus. See ei ole anomaalia. See on, ja nüüd mitte plaan, me ütleme eesti keeles, see on sihipärane. See on sihipärane. See on näidis, eeskuju, mudel ja mitte modell. Olen muutnud Dubai oma koduks. Visheni üks kodudest on Dubais. Ja üha rohkem mu sõpru, töökaaslasi ja paljusid Mindvalley autoreid kolib, mitte paljusid, palju. Me võtame siit käände ära. Palju Mindvalley autoreid kolib sinna. Avatus lihtsalt toimib. Darwinil oli õigus. Arene või sure. Hüüumärk. Vishen arenes Eestist Dubaisse. Ja sellest on kahju. 1872. aastal kirjutas Charles Darwin ühe kõige ettenägelikuma lõigu, mida ma ühestki raamatust lugenud olen. Raamatus Inimese põlvnemine, jutumärgid raamatu pealkirja alguses, on all. Kirjutas ta, ja see on tsitaat, mis on ka sinu tulevase lõpukirjandi kohustuslik osa. Sa tood jutumärgid otsese kõne ehk tsitaadi alguses alla. Kui inimene areneb tsivilisatsioonis ja väikesed hõimud ühinevad suuremateks kogukondadeks, ütleks lihtsaim põhjus igale inimesele, et ta peaks laiendama oma sotsiaalseid instinkte ja kaastunnet kõigile sama rahva liikmetele. Lihtsaim põhjus, see tähendab seda, et me ütleme mitte ütleks, vaid tähendab.
tähendab lihtsaim põhjus. Ja kaastunnet kõigi sama rahvaliikmete vastu. Siis on õigesti, kusjuures väike paradoks on, meil on armastus 3 apelsini vastu ja kaastunne kellegi vastu. Tegelikult on poolt, aga väljend on vastu. Kaastunne kõigi sama rahvaliikmete vastu. Kui see punkt on saavutatud, on ainult kunstlik barjäär, mis takistab tema sümpaatiate levimist kõigi. Kõigi rahvuste ja rasside ja mitte meestele, see on inimestele. Sellepärast, et inglise keeles väga sageli kasutatakse sõna man tähenduses human, aga see hõlmab tegelikult naismehi ka, nii et inimestele. Darwin ei ennustanud ainult evolutsiooni, ta ennustas Euroopa Liitu. Ta ei näinud ainult seda, ja nüüd mitte kust, kasutame pikemat vormi, kust kohast. See kust on natuke liiga pisine ja pealegi korrektsem ongi kust kohast me tulime. Ta nägi meie tulevikku, ta nägi, et empaatia avardub koos tsivilisatsiooniga. Darwin oli analoogselt Steineri ja Teslaga valgustööline, kes teadis asju. Aga tema teooriatest levitatakse ainult meie ahvist põlvnemist, mis ei vasta tõele ja tänu sellele ei saa me võtta alati väga tõsiselt Darwinit, aga see on lihtsalt väga moonutatud, kitsas, kallutatud Darwini kirjeldamine. Et kunstlikud tõkked nagu piirid blokeerivad meie kõige arenenuma instinkti, kaastunde. Sõna et on absoluutselt ülearu. Lause algab suure tähega kunstlikud tõkked. Nii on, need blokeerivad kaastunde. Ja mida tegid britid selle pärandiga? Nad hääletasid Brexiti poolt. Inimene kui kariloom eraldus karjast ja nüüd on ta siis eksinud lambuke. Ja Charles Darwin, kes valiti üheks kõigi aegade suurimaks britiks, sai vaimselt näkku rahvalt. Naljakas keset väga soliidset teksti, järsku niisugune brutaalne väljend, aga vision, kui sa tahtsid niimoodi öelda, okei, siis las jääb. Sai näkku rahvalt, kes lasi hirmul oma tulevikku ümber kirjutada. Me kasutame 1K-ga vormi. Lasi hirmul oma tulevikku ümber kirjutada. Vahe omastaval ja osastaval käändel on, kas see asi tehti ära või see on tegemisel. Kui tulevikku ümber kirjutatakse, seda tehakse nüüd kogu aeg. Aga vision peab silmas seda, et see tehti ära ja lasid nad oma tulevikku 1K-ga ümber kirjutada. Nagu ütles professor Scott Galloway, jutumärgid algavad alt. Brexit on suurim rahvusliku enesesabotaaži akt pärast Ameerika tungimist Iraaki. Mine ikka võõrasse kõrbe sõdima, võta Eesti sõjamehed ka kaasa. Nad tahavad raha teenida. Oi hups, ei osanud kõrbes sõdida või nii kahju. Vahemärkus. Trumpi tariifid võivad osutuda veelgi suuremaks ja tobedamaks enesesabotaažiks. Palju õnne, Burger King. Miks ma seda kirjutasin ja miks ma nüüd mitte kannan 5 elukohta, vaid miks mul on 5 elukohta, küsib autor iseendalt, miks tal on 5 elukohta. Raha pole kuhugi panna, on ju. Ettevõtjana, kes on loonud töökohti 4 kontinendil, lubage mul tuua teile näide sellest, kuidas hirmust juhitud bürokraatia toimib. Mul kulus
Araabia Ühendemiraatides residentuuri ehk siis kodakondsuse saamiseks 2 päeva. Meil siin läheb aasta 2. Kusjuures suure osa sellest veel maksab kinni Töötukassa ja teised abiorganisatsioonid sinu raha eest. Miks, eks ole? Ja temal läks 2 päeva, mitte 2 aastat sinu raha eest. Mul kulus 419 lehekülge dokumentatsiooni ja kuid, et saada sama USAs. Mul kulus Londonis elamisloa saamiseks peaaegu aasta. Mitte edaspidi, vaid rohkemgi. And more. Ja rohkemgi, et saaksin olla kohal oma tütre jaoks. Nüüd mitte registreerub, vaid seal koolis me ütleme, kes läks seal kooli. Kes läks seal kooli. See ei puuduta immigratsiooni protsessi. Vision ütleb meelega jutumärkides, irooniliselt. Jutumärgid algavad alt, kui on asi jutumärkide sees, siis on 2 kukke, ehk siis ta ei mõtle seda tõsiselt. See on poliitikaks maskeeritud paranoia ehk ülepaisutatud hirm. Need aegunud süsteemid loodi maailma jaoks, mida enam ei eksisteeri. Maailma jaoks, mis juhib hirmu, mitte fakte, aga hirmuga saab meile müüa vaktsiine, ravimeid, kodumasinaid, hästi palju demut, kõike uut, sest sa kardad, mis kõik sinuga juhtub, kui sa oled vaktsineerimata. Midagi ei juhtunud siin, ma olen teetanuse vaktsiin ainult on õnneks vaja, sest teetanuse tekitaja elab hobuse sita sees. Ja seda meil jätkub. Olen elanud mitmel kontinendil, olen loonud töökohti riikides, mis ei anna mulle kodakondsust. Olen panustanud miljoneid majandusse, kus mind koheldakse endiselt kui outsiderit. Emajõe keeltekoolis minu õpilaste hulgas on Eestis sündinud slaavlasi, kellel on hall pass. Ta on siin sündinud, ta on kõige patriootilisem, kõige aatelisem, eestimeelsem inimene üldse ja ta ei saa kodakondsust ega päris passi, sest Eesti ei hinda ei eestlasi ega teisi oma kodanikke üldse. See, et me hambad risti siin riigis püsime, on masohhismi või missioonitunde nii kõrge pilotaaž, et isegi Vision läks ära Dubaisse, jumala eest. Ja ma tean, et ma pole üksi, sa ka ei ole üksi. See on miljonite minusuguste inimeste igapäevane reaalsus. 20. sajandi paberimajanduse lõksus olevad maailma kodanikud. Meie loovenergia, aeg, jõud, mida me tahame panustada loomisse, tegemisse, sünnitamisse, rajamisse, usku, lootusesse, armastusse, läheb mingisugusesse õiendamisse, kartlikku enese õigustamisse. Palun lubage, ma olen siin, las ma olen siin tubli ja panustan. Teate, sõitke kuu peale Tesla autoga. Vaadake, kas tuleb välja. Ma läksin kurjaks. Kaotasin järje ära. Palju õnne. See ei puuduta protsessi. See on paranoia. Me ütleme, see ei soodusta. Just. See ei soodusta protsessi, see on paranoia. Need bürokraatiad on hirmust juhitud maailma jäänused, mitte faktid. Ja see siin on maalipp, mille ma lendan, see on nunnu küll tegelikult, ütleb Vision, mille ma heiskan. Ma näitan teile kohe Visioni heisatud maalippu.
minu poeg Richard Murutar, kes samuti Mindvalley's on olnud aktiivne, kes on olnud koos Visioni ja paljude teiste inimestega miks sa nii väike oled? Kes on olnud paljude teiste inimestega koos Silicon Valley's, soovitas mul hakata välja mõtlema inimkonna lippu. Me oleme omavahel nii sünkroonis, et aeg-ajalt hakkab lausa hirmus. Meid on õpetatud hirmu tundma ju rõõmu asemel. Meie pojaga mõtisklesime inimkonna lipu üle, milline võiks olla tervikulipp ja Vision tegi sellise. No näe. Sellepärast me ei ütle sellepärast, me ütleme see on ainus lipp, mille, mitte mida, vaid mille, sest muidu sa heiskad ja heiskad ja heiskad. Aga kui sa ütled mille, siis on heisatud, sa heiskad ta ära. Done, finito. Mille ma kunagi tõeliselt heiskan. Maalipu. Rootsi kunstniku Oskar Bernefeldti kujundatud, nüüd mitte sellel, vaid lipul. Lipul on sügav sinisel taustal 7 omavahel haakuvat valget rõngast. Nagu te näete, on olemas ka kujund elulill, seal on veel rohkem neid põimunud rõngaid. Aga inimkonna lipul on 7 omavahel haakuvat rõngast, mis sümboliseerivad mandrite ühtsust ja kogu elu maal. See on hämmastav idee, mida tasub järgida. Miks on 7 mandrit? Sellepärast, et Vision arvab mandrite hulka ka nii-öelda kadunud kontinendi. Põhjapoolusel jäämüüri taga oleva mandri, kus elavad Rockefellerid, Rochesterid ehk siis planeedi eliit. See on nüüd järjest hakanud välja tulema, sellepärast et üha avastatakse oot, mis seal on. Eiratakse keeldu sinna lennata ja nüüd on teada saadud, et 7. kontinendil elavad eliidi esindajad tõelises Eedeni aias ja ühtlasi, et meiesuguseid orje hoida kontrolli all, siis on tore meid mürgitada chemtrailiga taevast, vaktsiinidega, kemikaalidega, ravimitega, et me püsiksime maas ja ei roniks sinna, kus on Eedeni aed. Aga ronime küll. See on hämmastav idee, mida tasub järgida. Ma lihtsalt ei usu enam riikide ideesse. Samuti mina mitte. Paberi järjekord püsis. USA-d, Eestit, Malaisiat, Araabia Ühendemiraate, kõiki riike, mida ma olen koduks nimetanud. No vot, selleks... lause esimene sõna, ta ütles, et ta armastab neid. Jaa, kodus seal, kus kotid maas, teate küll eestikeelset väljendit. Kuid ma otsustan kõigepealt näha end maakodanikuna ja kui see idee kõlab, jälgige Instagramis maalippu siin. Meie paberil on siis link, kus te saate Instagramis vaadata. Maalipule on Vision teinud terve oma profiili. Me eesti keeles ei ütle, kui see idee kõlab, me ütleme kõnetab. Kui see idee kõnetab, siis piilu sinna, siis sa näed rohkem. Nii, tal on küsimus, mis nüüd? Eestlane ütleb ja edasi. Nii siis ja edasi, mis nüüd on siuke, mis juhtus, aga me ütleme ja edasi, teeme kokkuvõtte. Piirid on väikese tähega, sest nad on keset lauset
piirid on väljamõeldis, koma, autoriks väikese tähega on hirm ja tulevik kuulub neile, kes suudavad ette kujutada väljaspool jooni. Neile, kes suudavad ette kujutada elu väljaspool jooni. On aeg. Ärge väikese tähega. Ärge laske hirmul oma juhte valida. Hüüumärk, see on käsk. See ei ole isegi palve ja soovitus, see on käsk. Ära vali endale rohkem selliseid, kes meid ka valitsevad. Sa teed seda hirmuga. Et kui ma ei vali, siis saab veel sitem. Ei saa. Ja hirmu pärast vanade maatriksi raamide pärast Võrno ja Murutar ja me kõik ju ei kandideeri. Me ei saa praegu minna Toompeale ennast lõhkuma. Aga ükskord algab aega, kus mil kord Kalev koju jõuab, küll siis Peerud lausa kaela otsal löövad lõkendama. Nii on. Nõudluspoliitika, mis põhineb faktidel, mitte väljamõeldistel, on see, mida me peame saavutama. See on jabur väljend, aga ta vastab tõele, et see, mida rahvas soovib ja vajab, see on nõudluspoliitika. Lõpetage hääletamine nende poolt, kes ütlevad tariifid, jutumärgid kõigil nendel sõnadel õigesse kohta. Lõpetage nende poolt hääletamine, kes ütlevad tariifid, piirimüür või migrantide sissetung. Neil pole visiooni, neil on turundusplaan. Ärimees Valges Majas, nüüd me siis näeme, mida diskot igal õhtul meile uudistesaated esitavad. Alguses oli hirmutav ja õudne, nüüd on juba poolad. Las vanamees möllab, püsigu oma kodus. Tal on seal üleujutused tegelikult Kentucky'ga, ujugu sinna. Sest suurim müür, mille me peame maha lõhkuma, on meie mõtetes ja teisel pool inimkonna järgmine versioon. Me täiendame lauset ja teisel pool paari sõnaga ja mis on teisel pool müüri, siis on selge, mida see küsimus silmas peab ja mis on teisel pool müüri. Inimkonna järgmine versioon. Ja kirjeldab autor, missugune on inimkonna järgmine versioon. Üks maailm, üks rahvas. Ei mingeid piire, ainult horisondid. Kui usute piirideta tulevikku, rääkige sellest. Kuna ta meid teietab, siis me jätkame sama ühildumist. Jagage seda oma sõpradega. Kui seda uudiskirja teiega jagatakse, just see, mille me praegu korrastasime eestikeelseks, ja soovite oma postkasti rohkem sellist sisu saada, tellige Visioni Weekly. See on üks hirmus äge ajakiri, see Visioni Weekly. Ja loomulikult perioodiliste väljaannete ümber ei ole jutumärke, küll aga on lause lõpus punkt ju, kus see küll kadus. Järgige maa lippu, jälgige väljaannet, järgige ehk järgnege maa lippu, siis palub veel Vision jätke. Me oleme siin kogu aeg olnud teietatud, teietame võiduka lõpuni. Jätke kommentaar ja aidake ehitada maailma, mida meie lapsed väärivad. Tänan, Vision. Aitäh, Vision. Sind on võimatu mitte armastada. Kohtume Eestis. Tule vahepeal koju ka. Kalli.